Kuuba diktatuur püüab levitada hirmu oma läbikukkunud arsenaliga just siis, kui Ameerika Ühendriikide surve Havannale kasvab. Ja sel teisipäeval, 26. mail 2026 ilmub režiim välja, karjudes vastupanust, samal ajal kui numbrid näitavad vana, väikest ja propagandast sõltuvat sõjalist jõudu. Võitluslik retoorika tuleb kommunistlikult tippjuhatuselt, läbib Mariela Castro sõnad, et Raul Castrot elusalt ei võeta ning jõuab režiimi tegudeni, mis on katse hirmutada Washingtoni ja hoida oma enda elanikkonda hirmu abil kontrolli all. Aga tegelik struktuur on habras. Umbes 49 000 tegevteenistuses sõjaväelast, 39 000 reservisti, nõukogudeaegsed kaitsesüsteemid, vähe hävituslennukeid, piiratud arv koptereid ja üks relvajõud, mis on rohkem mõeldud Kuuba rahva kontrollimiseks kui sellise suurvõimuga nagu Ameerika Ühendriigid vastamisi seismiseks. Samal ajal jälgivad droonid ja luurelennukid saare baase, radareid, lennuradu ja sõjaväekeskusi. Havanna püüab vastata hooplemisega, kui jätab mulje nurka surutud diktatuurist, näidates vananenud sõjatehnikat justkui sõjakilpi. Mida see režiim suudab veel välja panna? Miks Castro perekond muutis juriidilise ja sõjalise hirmu avalikuks ohuks? Kuidas kavatseb diktatuur, millel pole tegelikku õhujõudu, tugevat majandust ega piisavalt energiat, pidada sõjalist vastust Trumpi vastu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kriisi keskpunkt on Kuubal, kuid surve tuleb Washingtonist. Trumpi valitsus suurendas survet pärast Raul Castro süüdistuse esitamist Ameerika Ühendriikides, kus teda süüdistati 2 tsiviillennuki allatulistamisega seotud kuritegudes 1996 aastal. 1996. Režiimi vastus tuli sõjalise tooniga. Miguel Díaz-Canel nimetas süüdistust poliitiliseks manöövriks, et õigustada sõjalist agressiooni. Samal ajal ilmus Mariela Castro Havannas toimunud mobilisatsioonile, öeldes, et riik on rahulik, keegi ei röövi teda ja ta sureb võideldes. Kuuba revolutsioonilised relvajõud koosnevad revolutsioonilisest armeist, revolutsioonilisest sõjalaevastikust, õhutõrjest ja revolutsioonilisest õhuväest, lisaks territoriaalsetest miilitsatest ja abistruktuuridest. Paberil on olemas organiseeritud sõjamasin saare kaitsmiseks. Tegelikult näitavad kättesaadavad andmed umbes 49 000 tegevteenistuses sõjaväelast ja 39 000 reservisti, kokku umbes 88 000 mobiliseeritavat inimest. See tundub palju sisemise propaganda jaoks, kuid on vähe, kui tuleb vastu astuda sõjalisele suurvõimule, kellel on lennukikandjad, lennukikandjatel baseeruv lennuvägi, satelliidid, droonid, elektrooniline luure ja baasid. Kuuba armee on endiselt režiimi kõige olulisem tugisammas. See koondab enamikku sõjaväelastest ja teenib nii kaitse kui ka sisekontrolli eesmärki. See on erinevus, mida tuleb mõista. Režiim ei hoia sõdureid üksnes välisjõu vastu peetava sõja pärast. Tal on vaja ka vägesid tänavate jälgimiseks, protestide ohjeldamiseks, kommunistliku partei hoonete kaitsmiseks ja selleks, et takistada sotsiaalse kriisi muutumist avalikuks ülestõusuks. Saarel, kus esineb elektrikatkestusi, toidupuudust, kütuse nappust ja kodanike põgenemist, kasutatakse Kuuba sõdurit jõu näitamiseks väljapoole ja survevahendina seespool. Kuuba arsenal, mida mainitakse hiljutistes hinnangutes, põhineb vanal varustusel, millest suur osa on pärit Nõukogude ajast. Just Seal hakkab propaganda reaalsusega kokku põrkama. Kuuba õhuvägi on sõjalise vitriini kõige nõrgem koht. Uudistes viidatud uuring näitab väikest lennukiparki, kus on umbes 5 hävituslennukit, lisaks luurelennukid ja muud võimed. See tõstaks lennukite arvu ligikaudu 9-ni. Helikopterite hulgas on 4 ründekopterit ja umbes 7 mitmeotstarbelist, kokku ligikaudu 20 õhuüksust. Diktatuuri kohta, mis räägib Ameerika Ühendriikidega vastasseisust, on see arv šokeeriv. 20 õhuüksust. Nad ei suuda pidada pikaajalist kaitset kaasaegse jõu vastu, eriti kui vastane suudab kaardistada radareid, baase, lennuradu ja reageerimismustreid. Kuuba merevägi ei kujuta endast samuti otsustavat ohtu. Režiimil võivad olla patrull-laevad, rannikuvahendid ja lähikaitsestruktuur, kuid neil ei ole laevastikku, mis suudaks Ameerika Ühendriikidega Kariibi merel konkureerida.
Tegelik ülesanne on kaitsta rannikualasid, jälgida õhuliiklust ja sisemisi liikumisi, toetada režiimi operatsioone ning püüda säilitada mingisugune kohalolek saare ümbruses. Tõsise kriisi korral toetuks Kuuba merevägi pigem varjamisele, hajutamisele ja vastupanu osutamisele kui otsesele vastasseisule Ameerika Ühendriikide mereväega. Seetõttu kõlab sõjaretoorika küll karmilt, kuid sõjaline varustus näitab piiratud võimekust. Uudistes mainitud jõhker piiramine seisnebki just nimelt järelevalves. Väidetavalt on Kuuba ümbruses tehtud üle 175 tunni luurelende mehitamata ja mehitatud õhusõidukitega, et jälgida lennubaase, mereväebaase, luureobjekte ja kaitserajatisi. See järelevalve ei ole mõeldud ainult vaatamiseks. See aitab mõista, kuidas režiim reageerib, millised radarid on sisse lülitatud, kuidas side toimib, millised alad on kaitstud ja millised rajatised tegelikult töötavad. Režiim teab seda. Seetõttu püüab ta vastata võitlusliku retoorikaga. Diaz-Canel püüdis lavastust täiendada süüdistusega, et Washington otsib ettekäänet sõjaliseks agressiooniks. See vastus näitab režiimi hirmu, et protsess Raul Castro vastu võib muutuda millekski suuremaks. Diktatuur teab, et ametlik süüdistus Ameerika Ühendriikides ei ole pelgalt formaalsus. See võib avada tee sanktsioonideks, vahistamisteks, blokaadideks, diplomaatiliseks surveks, liitlaste isoleerimiseks ja uuteks meetmeteks Kuuba relvajõudude kontrolli all olevate sõjaliste ja äristruktuuride vastu. Kui Marco Rubio ütleb, et Kuuba on riikliku julgeoleku oht oma sidemete tõttu Hiina ja Venemaaga, siis see sõnum ei ole enam sümboolne, vaid muutub strateegiliseks. Režiim püüab samuti müüa ideed ebaregulaarse sõja kohta, justkui suudaks rahva vastupanuga kompenseerida õhu- ja merevõimu puudumist. See on Kuuba doktriin. Hajutada kaitse üle kogu territooriumi, mobiliseerida miilitsad ja muuta saar igale välisjõule raskesti vallutatavaks. Aga täna seisab see silmitsi teise probleemiga. Kaasaegne ebaregulaarne sõda sõltub kommunikatsioonist, droonidest, energiast, mobiilsusest, tehnoloogiast, kütusest ja koordineerimisest. Kuuba kannatab elektrikatkestuste, ressursside nappuse ja sügava majanduskriisi all. Režiimil, mis vaevu suudab hoida tavalise kodaniku kodus tulesid põlemas, oleks raske kaua aega organiseeritud sõjalist vastust üleval hoida. Ameerika surve on suunatud ka diktatuuri majandusliku ja sõjalise südame pihta. Kuuba relvajõud ei koosne ainult sõduritest ja kasarmutest. Nad kontrollivad ettevõtteid, hotelle, logistikat, kaubandust, kõvavaluutat ja strateegilisi sektoreid läbi sõjaväega seotud struktuuride. Kui Washington kehtestab sanktsioonid Kuuba sõjaväe kontrolli all olevatele ettevõtetele, tabab see režiimi püsti hoidva eliidi rahakotti. Režiim ei muretse ainult vägede pärast. See muretseb raha ja kontrolli pärast. Samal ajal suurendab Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolek piirkonnas psühholoogilist survet ja iga Trumpi avaldus sunnib režiimi reageerima. Ja iga reaktsioon paljastab erinevuse revolutsioonilise retoorika ja tegelike võimete vahel. Mis edasi saab, sõltub nüüd Washingtoni järgmisest otsusest ja Havanna reaktsioonist. Kui Trumpi valitsus jätkab õigusliku, sõjalise ja majandusliku survega, peab diktatuur suurendama avalikke üritusi, vastupanukõnesid ja rahvusliku kaitse propagandat. Võidakse näidata vägesid, demonstreerida vanu relvi, kutsuda kokku kommunistlikku noorsugu ja rääkida võitlusest, et püüda sisemist toetust säilitada. Kuid kõige tundlikum osa asub mujal. Kui Ameerika Ühendriigid astuvad samme sõjaliste võrgustike, režiimi ettevõtete või Raul Castro liitlaste vastu, peab diktatuur valima, kas alistuda ja pidada läbirääkimisi ellujäämise nimel või panuseid kahekordistada. Sõjaka retoorikaga, mida nende enda arsenal ei suuda toetada. Mina olen Milson Alves, globalist, internatsionalist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase infoga kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.